Sotsiaalmeedias levib video hukkunud Ukraina sportlastest, kellele pühendatud kiivriga tahtis skeletonisõitja Vladislav Heraskevitš võistelda. Rahvusvaheline olümpiakomitee sõita ei lubanud, viidates olümpiaharta punktile 50.2. See ütleb, et demonstratsiooni või poliitilist, usulist või rassilist propagandat ei ole lubatud mitte üheski olümpiapaigas või mujal. I still don't understand regulations and I can't understand fully what I am violating. So is it rule 50 or is it rule 40 regarding Catholic expression? And what is meaning of expression? So or smile or something else or some pictures on a helmet what had almost all athletes in our field also considered as an expression. And to be honest, I cannot understand for what I was suspended. And I still try to figure out it. Sportlane kohtus ka olümpiakomitee juhiga, kes käis välja kompromissi, et võistlemise ajal kiivrit ei kasuta. Trenni tehes ja igal pool mujal ju võib. It's a message of memory and no one is disagreeing with that. Seega isegi ROK-i president tunnistab, et tegemist on mälestamise, mitte poliitilise sõnumiga. Sportlasi esindava organisatsiooni jaoks on samuti arusaamatu, miks ROK keeldu kasutas. Rule 50.2, which is designed to silence athletes and clearly to appease political alignments and financial interests. And that's not anecdotal. I mean, if you look at what the IOC has done for Russia since the anti-doping institutionalized doping scandal in Sochi, since the war against the invasion against Ukraine, they continue to find loopholes to allow Russia back in the games. So and we're not sure why. Ukraina kaebas otsuse spordikohtusse, mis loodetavasti teeb otsuse täna õhtuks enne kella 8:30 algavat võistlust. Sportlane on aga vastamisi Vene rünnakutega sotsiaalmeedias. I think many people could agree with me that it's too many Russian flags here in the audience in Milano. In some venues, all around towns. It was already a Russian flag on the helmet, and it didn't receive any sanctions from the IOC. Lisaks Heraskevitšile on teinegi Ukraina sportlane saanud käsu katta oma kiiver kinni, sest sel on sõnum. Kus on kangelaslikkus, seal pole kaotust. Laupäeval 1500 meetri kiiruisutamises võistleva mehe sõnul on tegu teda motiveeriva sõnumi, mitte mingi poliitpropagandaga. It's a sentence from one philosophy woman, what I really like, I really respect her. Mitu päeva kerinud teemal võttis lõpuks sõna ka Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid. Ta mõistis ROK-i otsuse hukka, lisades, et hukkunud kaaslaste mälestamine ei ole poliitiline akt, vaid elementaarne inimlikkus. Ning olümpialiikumise alus on väärikus ja inimlikkus. See, et kiivrile ei tohi mingit sõnumit olla, on enam kui kummaline arvamus, sest näiteks 2010. aastal, kui kelgutamise treeningsõidul Vancouveri olümpial hukkus grusiin Nodar Kumaritašvili, siis võisid kõik kelgutajad kanda kiivril tema mälestuseks musta triipu.